Ja nüüd on meil stuudios külaline, üks naisterahvas, kes ma lihtsalt ütlen Toomas Kirsel, et sa teaks, et ta ei tulnud siia tissid püsti. Ja keegi muu kui Kristel Aaslaid, tere! Tervist! Tere, Kristel! Tuleme nüüd siis selle eelmise teema pealt, et Kristel, räägi, kuidas sinul on vabandamisega? Ma ei tea, mul on tülke tule, ma vabandan kogu aeg, et ma tegelikult mõtlesin, et ma vabandan, üks mul need prillid ees on, aga siis ma mõtlesin, ma ei vabanda selle eest, sest see oli nagu valik ja siis nagu see on okei. Aga ma ei tea, mul on selline tunne, et ma juba emast välja astudes olin, vabandust, ma olen nüüd siin, et jah, ma vabandan hästi palju kogu aeg. Aga mis sul toimub elus praegu? On midagi põnevat sul tulemas? Toimub, ma olen muusikaga hakanud rohkem tegelema ja siis nüüd ongi, mul on kuidagimoodi nüüd on selle ühe põhiprojekti kõrval, mis mul kunagi oli niisugune põhiasi, mul 2 uut asja tulnud ja siis ma nagu nendega tegelengi, et praegu on rohkem töös oma kunagise väga pikaaegse sõbrannaga, Tuuli Rannaga koos teeme nüüd sellist projekti nagu Öed. Ja siis meil on selline tore kamp, kahekesi kamp. Teil on tulemas välja mingi singel ka, eks ju? Jaa! Mis me võime sealt oodata? No esimene singel on, nagu ikka esimene singel on selline, et kas läheb või ei lähe, ta oli siuke, enam-vähem oli meil siuke Ära käpi mind, mis oli siis täpselt sellest, et ples, hoiame käpad eemale. Ja siis me mõtlesime, et kuna esimene oli selline nagu natuke vihane, et meestele nagu öeldud, et ära käpi mind, et siis me mõtlesime, et teine võiks natuke nagu leebem olla. Ja siis me mõtlesime, et millest me kõige paremini oskame laulda on see, et meie mõlemad Saaremaa tüdrukud, me oleme täielikult maakad. Nii et me teemegi maakad, lugu kannab pealkirja Rulli, rulli, rulli ja see räägibki sellest, et me oleme maakad, tahaks kogu aeg maal olla, tegelikult hästi paljud inimesed kogu aeg leiavad viimasel ajal, et tahaks maale ära minna ja elaks maal. Ja me sellest räägimegi, et me oleme maakad ja läheks maale. Ma mõtlesin, et mis selle Õ-tähega on, aga ma ei hakanud küsima. Sa oled Saaremaalt päritist, eks ju? Jah, tõsi ta on. Eks ma sealt ikka tulin. Mina olen ka maakas. Mina olen pärit Märjamaalt ja mina olin ikka nii maakas, et kui ma olin pisikene poiss, siis ema alati räägib seda, et ma olin nii huolasti seisin pesuköögi ees ja siis kükitasin ja jätsin endast maha ühe junni. Meil Tallinnas niimoodi ei tehtud. Minul on, näiteks ma olen nii maakas, et meil oli maal oli väljakäik. Väljakäik on siis välikäimla, eks ju. Ja siis seal taga ei olnud maa-alus sellist kohta, kuhu kõik see, mis väljakäigus väljub, ei väljunud sinna maa alla, vaid seal oli selline augukene lihtsalt seal taga. Ja mina väike, ma olin vist mingi 5-6, jooksin mööda aeda ringi ja suhetasin, auk! Astume sisse jumala eest ja siis olin niimoodi poole põlveni olin ekskrementidega koos ja siis mu ema tõmbas mu sauna ette ja lasi kaugelt niimoodi voolikuga samale. Mis sa sinna astusid? Nii et selline tore mälestus, kuidas mu ema kaugusest voolikuga mind puhtaks peseb niimoodi, nagu ma oleks auto olnud, aga ma olin väike laps, kes astus pasa sisse. Me tahtsime tegelikult Kristel ka ühe mängu välja pakkuda, kuna meil ikkagi tegelikult meeldib, kuidas sa laulad, siis me tahaks teha sellise laulumängu. Ja siis me teeme niimoodi, et me loosime sulle ühe kuulsa laulja, keda sa pead jäljendama ja siis ühe kuulsa laulu, mida sa pead esitama. Aga need omavahel tõenäoliselt on väga erinevatest maailmatest. Alustame kohe. Loos on see, et mina ütlen. Elina Netšajeva, Lumi tuli maha. Lumi tuli maha ja valgeks läks maa. Ja siis David jookseb kuskilt. Mis lumi? Ja siis tuleb 12 punkti. Võtame siukse laulu nagu Saaremaa valss, aga võtame ühe välismaa artisti, näiteks Shakira. Okei. Ja puusad ka. Teeme siukse tugeva žanri vahetuse. Arop. Ja lugu on Hiire tips läks putru keetma. Hiire tips läks putru keetma. Ja, putru keetma. Ja.
tipa, tapa, jap, tipa, tapa, jap. Suur aitäh sulle, Kristel, et sa tulid täna. Meie saateaeg ongi kahjuks tänaseks juba läbi.